Kes on pagulane? Olen kohanud nii inimesi, kes peavad kõiki vähegi tumedama nahavärviga inimesi miskipärast pagulasteks, kui ka seda, et pagulaseks nimetatakse inimesi, kes alles rändavad lootuses varjupaiga taotlust esitada. Tegelikult on termin pagulane väga konkreetse tähendusega. See on sõnastatud Genfi 1951. aasta pagulaskonventsioonis ning tähendab inimest, kellele riik on andnud varjupaika, sest tal on põhjendatud kartus tagakiusamise ees, rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast ja kes viibib väljaspool oma kodakondsusjärgset riiki ning tal ei ole turvaline sinna tagasi pöörduda. Pagulase staatus antakse näiteks dissidentidele, kes on režiimiga pahuksisse sattunud, usu- või rahvusrühmade esindajatele, keda kodumaal taga kiusatakse, või ka muude sotsiaalsete gruppide esindajatele, näiteks Nõukogude Liidu poolt taga kiusatud kulakutele, aga ka eelmise režiimiga koostööd teinud ametnikele või sõjaväelastele. Inimest, kes alles rändab turvalise riigi suunas, oleks korrektsem ehk põgenikuks nimetada. Inimest, kes on esitanud juba taotluse pagulase staatuse saamiseks, võime nimetada varjupaiga taotlejaks. Samas on mitmeid teisigi sundrändaja rühmi, kellele kodumaale tagasipöördumine oleks väga ohtlik. Näiteks sõjapõgenikud, kes kodukohta jäädes riskivad oma eluga. Kliimapõgenikud, kelle kodu või elatusallikas on kadunud loodusõnnetuse, meretaseme tõusu või kõrbestumise tulemusel. Või majanduspõgenikud, kes põgenevad näiteks oma riigi valitsuse halbade majandusotsuste ja nende tagajärgede eest. Neile annavad mõned riigid täiendava kaitse või humanitaarkaitse staatust. Samuti pole neil keelatud näiteks töö, õpi- või pererändajatena mõnda teise riiki elama asuda. Pagulasteks nimetada neid aga päris korrektne ei ole.